Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas installeerida arvutisse AI Starterit. AI Starterit on vaja selleks, et App Inventoris tehtud mobiilirakendusi saaks siis arvutis katsetada ja käivitada. Esimese asjana käivitame internetti ja otsime AI Starter ning klõpsame esimesele lingile. See on tõesti lehekülg, kus on toodud välja sammud, mida teha AI Starter installeerimiseks. Kuna minul on Windows, siis valin esimese sammuna Windowsi jaoks juhendi. Siin on kirjas, kuidas seda teha. Esimese sammuna laen alla endale installeri. Salvestan selle praegu töölauale. Ja nüüd läheb natukene aega. Kui App Inventory installifail on alla laetud, avan selle. Minult küsitakse, kas kasutada õigus selleks, vajutan yes, soovin installeerida. Next, nõustume kõigile kasutajatele. Töölaual ikooni pole vaja. Ja kausta App Inventor. Install. Nüüd on installeerimine valmis, küsitakse veel, kas alustame selle praegu, ma jätan siia linnukese, et käivitada ja finish. Ja programm avanes. AI Starter käivitus ja selline must akend ongi, panen ülejäänud asjad kinni. Katsetame, kas töötab ka. Lähen internetti ja App Inventori lehele, see oli siis ai2.appinventor.mit.edu. Login sisse oma kasutaja nimega. Nüüd küsitakse, kas ma luban siseneda. Ma luban. Küsitakse veel kasutaja, kas olen nõus kasutustingimustega. Nõustun. Ja klõps on never take survey. See uuring mind ei huvita. Ja continue. Hetkel mul siin ühtegi mobiilirakenduse äppi pole, aga me teeme siis ühe testprogrammiga. Klõps on start new project. Panen nimeks sellele kalkulaator. Okei. Ja teeks siis sellise esimese prooviprogrammi, kus oleks 2 tekstikasti, kuhu saab siis sisestada tekste. On näha, et need komponente saab siit kõrvalt lohistada. Ja teeme ühe liitmise nupu. Paneme sellele tekstiks liitmine pluss. Ja kõige lõppu paneme label ehk sellise sildi ja siia tuleb siis vastus. Nüüd see on meil kujunduskeskkond, klõpsates blocks avaneb meile programmeerimiskeskkond. Tagasi saame siia kujundama disaineri kaudu. Meil on 4 elementi, 2 esimest tekstikastid, kuhu saab sisestada arve, siis liitmiskast, mida vajutades tuleb vastus siia lõppu. Ja bloksides teeme siis nii, et kui nuppu vajutatakse, valin when button 1 click, siis siia labelisse pannakse uus tekst. Label 1, punkt tekst 2 ja teeme siis nii, et sinna tekstiks tuleb nende arvude summa, mis sisestatakse tekstikastidesse. Ehk siis siin matemaatikalt leiame üles liitmise. Tekstikast 1 saame kätte teksti, mis seal on. See on siis textbox 1.text ja teise paneme siis textbox 2.text. Ja selline meie programm ongi. Ja selline meie programm on. Proovime, kas töötab ka. Nüüd mul taustal juba see AI Starter käib. Nüüd pole mul muud, kui ühendada siis App Inventor selle AI Starteriga. Klõps on connect ja emulaator.
see on see koht, kus tuleb nüüd kannatlikult oodata, et AI starter käima läheks. Nüüd, kui tekib selline teade, kas soovite uuendada Androidi tarkvara, vajutame OK. Siis klõpsame Got it. Näitan ka ära selle, kui juhtub mingisugune mure, mis siis teha. Näiteks App Inventor käivitu või tehakse uuendused. Siis üks võimalus on vajutada Connect ja Reset Connection ning seejärel uuesti Connect. Tundub, et meie esimene liitmise programm avanes, teeme siis nii, proovime, kas see töötab ka. On näha, et siia on jäänud ingliskeelsed vihjed, need saab ära muuta, aga proovime siia, paneme arvu 4, 5 ja klõpsates plussmärki, ilmub siia tõesti vastus 9. Nii et meie kalkulaator töötab suurepäraselt. Kuidas nüüd need vihjekirjad ära muuta, selleks pole muud, kui lähme tagasi oma programmi, leiame siit hint, siia võiks panna sisestage esimene arv ja teisele sisestage teine arv. Ja kõik muudatused kohe toimuvad ka siin. Sisestage esimene arv, sisestage teine arv, pluss ja vastus. Proovime nüüd -3, 2,6 ja tulemuseks on -0,4. On näha, et automaatselt on siin koma täiseks punkt. Esimene kord võttis mul siin päris kaua aega, aga kui teine kord käivitate, läheb natukene juba kiiremini. Aitäh vaatamast ja head katsetamist!